Tere kõigile, head vaatajad! Vandenõude analüüs aprill 2026 saade on nüüd siis teie ees. Meil on täna tavapärane seltskond, kohal on tehnokraat Andres Saukas, Tervist. ajakirjanik ja tõlk Tõnu Kalvet Tervist kõigile! ja veebiraadio saatejuht ja eestis.com toimetaja Maarjo Maripuu. Tere kõigile! Saadet juhin mina, eestis.com portaali peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Selles saates räägime valdavalt eelmise kuu sündmustest ja võimalik, et saatekülaliste poolt me vaatame ka tänasesse päeva, kuivõrd olustik muutub siin päevade ja tundidega. Aga ei saa üle ega ümber jätkuvasti Iraani sõjast. Ja et asjale anda selgemat tooni, siis loen mõningased kronoloogilised sündmused ette, mis aprillis aset leidsid. 4. aprillil tabas Iraani raketirünnak Iisraeli kaitseväe Kirja peakorteri lähedust Tel Avivis. 6. aprillil mõrvati USA ja Iisraeli ühises õhurünnakus IRGC luurejuht kindralmajor Majid Khatemi. 7. aprilli seisuga teatas USA-s asuv valitsusväline organisatsioon inimõiguste aktivistid Iraanis HRANA 3636 dokumenteeritud sõjasurmast, sealhulgas 1701 tsiviilisikust, 1221 sõjaväelasest ja 714 liigitamata isikust. Ja samal õhtul ähvardas Trump, terve tsivilisatsioon sureb täna õhtul ja seda ei tooda enam kunagi tagasi, kui Iraan ei jõua USA-ga kokkuleppele. Valitsusametnikud kinnitasid hiljem, et postitus oli improvisatsiooniline ega olnud osa riiklikust julgeolekuplaanist. Iraan, USA ja Iisrael leppisid seejärel kokku Pakistani vahendatud 2-nädalases relvarahus, mis algas 8. aprillil. Kuid relvarahu sattus pinge alla, kuna Iraan keeldus Hormuzi väina taas avamast, süüdistas Iisraeli rünnakutes Liibanonis. Pärast Islamabadi kõneluste ebaõnnestumist ütles Trump, et ta ei hooli enam läbirääkimistest ja kuulutas välja Iraani mereväe blokaadi alates 13. aprillist. Relvarahu Liibanonis algas aga 16. aprillil. Iraan teadis, et kaubalaevandus on selle relvarahu ajal lubatud läbi Hormuzi väina, kuid kehtestas piirangud uuesti, kui USA keeldus oma mereblokaadi lõpetavast. USA merevägi hõivas Iraani kaubalaeva, mida Iraan nimetas vaherahu rikkumiseks ja Trump käskis USA mereväel hävitada kõik väina miine paigutavad Iraani paadid. Trump on vaherahu määramata ajaks pikendanud samas ja praegu kehtib topeltblokaad, kus USA merevägi blokeerib Iraani ja Iraan Pärsia lahte. See oli siis aprilli lõpu seisuga. Praeguseks me teame, et USA on saanud tõsise tagasilöögi Saudi Araabia poolt, ehk teisisõnu Saudi Araabiale on teatud meetmete USA osas muutunud vastuvõetamatuteks, mis tähendab, et see ühise rinde loomine Araabia riikide ja USA koostöös on juba läbi kukkunud. Ja nüüd tulles lennunduse perspektiivide juurde, siis praegu me räägime siin juba vähemalt 33 000 ärajäänud lennust ülemaailmselt ja ennekõike puudutavad ärajäänud lennud Lufthansat ja selle alllende, aga arvata on, et suvel tuleb päris palju neid katkestusi ette. Ja seonduvalt sellega siis Iraanis toimub, sunnib küsima, et kuivõrd võib oodata pärast ajutist vaherahu, mis hetkel veel justkui püsib, uut ägenemist, kus Iraanil pole enam midagi kaotada. Samas, kui on näha, et USA juhtkond on valmis ka nafta hinna tõusuks $200 barreli kohta, mida võiks justkui eeldada, et see juhtub suvel, aga see sõltub sellest, et kuidas see lennuliiklus ja üldse kogu see maismaa transport siin enam edasi toimivad. Kui ka lennuliiklusega juba asjad lähevad käest ära, siis järgmisena tabab see kõik maismaad ja selle transpordivõimekust. Et siinkohal annakski nüüd esimesena pikemaks analüüsiks sõna Tõnule. Lennuliiklusega on selline lugu, et kõigepealt rohepöörajad peaks ju selle üle rõõmustama. Mäletame juba mõni aasta tagasi Helsingi ülikooli audoktor Greta Thunberg ütles, et miks te peate lendama, sõitke üle ookeani näiteks luksusjahiga, eks ole, nii nagu tema sõidab. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis need
lendude ärajäämised on ka suuresti seotud streikidega. Konkreetselt Lufthansa puhul minu mäletamist mööda Lufthansal olid streigid. Aprillikuus mu oma lihane õde ei saanud seetõttu Eestisse sõita, ta elab Saksamaal, ei saanud sõita. Ja vaat nii on. Ma ei tea, kas lennufirma töötajad kasutavad praegust rahvusvahelist olukorda ära, et endale palka juurde küsida või on seal mingi teine põhjus. Muidugi, kui seal piirkonnas, Pärsia lahe piirkonnas käib madin, siis tõepoolest tsiviillennukitel ei ole nagu mõtet ennast ohtu seada, targem on nagu vältida. Aga tundub nagu vähe usutav, et nii palju lende peaks olema ära jäänud. Heakene küll, kas on jäänud ära 30 000 või 20 000 lendu, siin ei ole nagu põhimõttelist vahet. Tuleb muidugi arvestada sellega, et mida varem sealne tüli lõpeb, seda parem. Ja kui Mihkel, sa küsisid, et kas Iraan jõuab nagu sellisesse olukorda, kus teil ei ole midagi kaotada, sellist revolutsioonilist jura ajab ajatollade režiim Iraanis oma nendele lihtsameelsetele järgijatele, usklikele, pimeusklikele. Tegelikult nad on üsnagi jalad maas. Ma toon praegu sellise näite. Iraan ju aastakümneid alates 1979. aastat ta on pidanud ju sanktsioonide kiuste toime tulema. Ja siis ta on igasugu võtteid leidnud, kuidas kõrvale neist niiferdada, näiteks oma hoiustest suure osa ta toimetas ju Araabia Ühendemiraatide pankades ja seal oli minu meelest sadades miljardides, ma täpselt ei oska öelda, kas oli 200 miljardit või natukene rohkem $, Iraani hoiused. Ja kui nüüd Iraan hakkas tulistama Araabia Ühendemiraate, siis Araabia Ühendemiraadid kas külmutasid selle või täiesti konfiskeerisid, ma ei tea. Igatahes olukord muutus selliseks, et Iraan ei saa enam oma hoiustele ligi. See on üks näide, tähendab Iraani režiim on selle kaudu haavatav. Teine asi on see, millest meil ei ole peaaegu üldse räägitud, et sanktsioonidest möödahiilimise käigus Iraan ju lööb kaasa USA krüptoraha börsil. Ja mis on huvitav, et seal lööb kaasa ka Donald Trump ja tema meeskond, eks ole, nii et sealt kaudu neil on kokkupuuted olemas. See tähendab seda, et ükskõik kui sükust fanaatilist usujama Iraani ajatollad ajavad. Tegelikult neil on, nad ei ole nagu sellised inimesed, kes on päeva pealt valmis surema selle sama usujama nimel, mida nad teistele jutlustavad. Nad tahavad kokku röövitud, kokku varastatud varandust ära kasutada, sellest saadavat või selle pakutavat magusat elu nautida. Ja kui on tõsine oht, et neil tuleb teise ilma kolida ja nad on ise veel terve elu ja tervis juures, mitte nagu see vana kõbi Hamenei oli, kes ära kõrvaldati. Või kes nagu ise nagu masohistlikult korraldas oma surma, et märtrina ajalukku minna. Kui sa oled ikka täies elujõus mees, sa tahad elada, elu nautida, siis sa ei ole valmis päeva pealt surema. Ja selle peale Donald Trump mängibki. Kui ta on neid oma ähvardusi teinud, ta arvestab, et mingi hetk need usufanaatikud saavad aru, et tegemist ei ole naljaga. Ja pannakse ilusti paika. Ja mis puudutab seda, et Liibanonis Iraan, või tähendab see Hezbollah ja Iisraeli sõda jätkub, see on täiesti õige, sellepärast et Hezbollah on Iraani käepikendus ja kui Iisrael lubas, et ta Iraani ei ründa, väga õige, aga ta ei lubanud, et ta ei ründa oma naaberriiki, sest sealt tema naaberriigist tulevad pidevalt raketid ja droonid, kusjuures enamasti mitte sõjaväeobjektide pihta, vaid eraisikute pihta selleks, et külvata segadust. Ja on täiesti loomulik, et Iisrael sõdib oma naaberriigis. Seda enam, et Hezbollah on ju tõeline nuhtlus ka Liibanoni elanikele. Hiljuti just oli küsitlus, minu meelest, kas see oligi äkki aprilli lõpupoole või selline küsitlus Liibanonis, kus küsiti kohalikelt elanikelt, kuidas te suhtute Hezbollah kohalolekusse Liibanonis. Ja siis oli niimoodi, et üle 90% Liibanoni kristlastest, sunniitidest ja druusidest ütles, et nende meelest Hezbollah on kahjulik. Ta teeb halba ja mida varem temast vabaneda, seda parem. Ja isegi umbes 30% Liibanoni šiitidest
leidis, et Hezbollah on kahjulik, teda ei ole enam seal vaja. See tähendab, et lõviosa Liibanoni elanikest toetab Hezbollahst vabanemist. Ja nendel ei ole selle vastu midagi, et Iisrael püüab puhastada teatud osa Liibanoni territooriumist Hezbollah võitlejatest. Ja on teada, et näiteks Liibanoni armee teeb koostööd Iisraeli armeega, kuna Liibanoni armee on niivõrd palju nõrgem Hezbollahst. Ta üksinda ei saa hakkama. Aga Liibanoni armee ohvitserid annavad luureteavet Iisraeli sõjaväele. Iisraeli sõjavägi on sellest väga tänulik. Nii et kui ta läheb edasi näiteks Lõuna-Liibanonis ja mingi rünnak on, siis ta hoiatab ette, kui seal on mingi tavaline asula, ta hoiatab ette, et minge sealt ära, ründame, puhastame selle Hezbollah võitlejatest, siis võite tagasi minna. Ja kõik koostöö toimib. Nii et praegu tundub niimoodi, et see assoo, mis puudutab selle Hormusi väina sulgemise mõju maailma majandusele, ma leian, et see on üle paisutatud, sellepärast, et kuigi sealt kaudu liigub minu mäletamist mööda oli vist 5% kogu maailma naftast, siis seda sama kogust naftat saab vabalt osta mujalt. Ja Euroopa Liit kõige paremini saaks seda osta Venemaalt. Nüüd ongi küsimus selles, et kas aetakse ideoloogia jura lõpuni, keeldutakse nagu karmi tegelikkuse ees nagu mõistuse juurde naasmast. Tähendab, ei taastata Nord Streami, ei taastata teisi Vene naftatarneid Euroopasse või siiski võetakse mõistus pähe. Sest kui selle ideoloogia jura tõttu ju majandus rängalt kannatab, ettevõtted kõigepealt koondavad oma töötajad, seejärel lähevad pankrotti, suur osa näiteks ka majandusharudest, tervetest majandusharudest kannatab rängalt, siis ükskord peab nagu mõistus tagumikust pähe jõudma. Ja paljusid teisi kaupu saab samuti mujalt, lihtsalt praegu ideoloogilistel põhjustel on seda keeldutud tegemast. Ja ma leian, et jah, ongi vaja, et mida halvemaks läheb, seda suurem tõenäosus on, et mõistus jõuab viimaks ometi tagumikust pähe tagasi. Selline sai praegu minu vastus. Aitäh, et sõna andsid. Ja, suur tänu, Tõnu. Mis puudutab seda Iisraeli-Liibanoni teemat, siis me ei vaidle siin vastu, et Hezbollah on üks suurimaid terrorirühmitusi, aga teadupärast omad sidemed terrorirühmitustel on selle samuse Mossadiga, nii et siin nagu mingisugused jooned nagu jooksavad läbi. Ja üks asi, mis selle praeguse olukorra suhtes tekitab vastumeelsust, on see, et Iisraeli poolsestes rünnakutes, et olgu või läbinisti põhjendatud, saavad ikkagi surma lapsed ja meditsiinitöötajad, et see on nagu selline kahe otsaga küsimus. Aga vastab tõele ka see, mis puudutab Iraani, et 5% energiakandjatest tuleb Hormuzi väinast. Aga arvestame ka sellega, et piirkonnas on mitmed tehased tänu Iraani rünnakutele sodiks lastud ja nende taastamine võtab kuude viisi aega. Seda ei saa hetkega taastada, isegi USA ei ole võimeline seda tegema. Ja kui Ukraina Euroopa Liidu mahitusel Venemaa naftatöötlemistehaseid järjepanu halvab, siis kust me lõpuks enam neid kütuseid saame, et minu meelest tekib see küsimus, et kaua Euroopa sellist marionetlikku sõda jätkab, aga ma annan vastulauseks sõna veel Tõnule. Ma otseselt ei tahagi sulle vastu väita, põhimõtteliselt on seal õigus. Lisan vaid paar asja. Esiteks, et Hezbollah teadlikult kasutab tsiviilelanike inimkilbina. Täpselt sama nippi kasutas Gaza sektoris Hamas. Ja muidugi on õigus, et luureteenistusel on kontaktid terroriorganisatsioonidega. See on täiesti loomulik, sest niimoodi on võimalik ära hoida veelgi nagu suuremaid jamasid. Ja mingid mängureeglid siiski peavad olema. Nagu teame, külma sõja ajal näiteks Viin oli selline koht, kus kohtusid mõlema vaenuliku leeri luureteenistused, kui oli vaja midagi korda ajada. Teine asi, mis mul jäi ütlemata, on see Pärsia lahe riikide suhtumine USA-sse. Olukord on selline, et neil ei ole võimalik väga valida, väga pirtsutada, sest sõjaliselt nad on täiesti sõltuvad USA-st. Nad ei saa isegi Suurbritanniale või Prantsusmaale toetuda, kuna Suurbritannia ja Prantsusmaa laevastik on niivõrd nõrk võrreldes USA laevastikuga ja üldse ka ülejäänud väeliikides. Ja ainukene, kes suudab Pärsia lahe riike Iraani vastu kaitsta, ongi Ameerika Ühendriikide sõjavägi.
Nii et kui Saudi Araabia mingi hetk mängib nagu solvunud, siis see läheb tal väga varsti üle. Praegune sõda seal piirkonnas on näidanud, et nad ei saa sõjaliselt Iraanile vastu. Ka koos ei saa, rääkimata eraldi ei saa vastu. Ja Araabia Ühendemiraadid on teatud määral erand, sest nendel on ka Iisraeli sõjandusasjatundjate hinnangul on vägagi korralik, vägagi arvestatav lennuvägi. Täitsa asjatundlik ja ütleme hea masinapargiga, aga sellest üksi ei piisa. Kui teised väeliigid on nõrgad, siis sellest üksi ei piisa. Meenutagem, et teises maailmasõjas Saksamaa võitis nii allveesõja kui lennusõja, aga sellest ei piisanud kogu sõja võiduks. On vaja, et kõikides väeliikides saavutatakse võit. Vaat nii palju tahtsin lisada, aitäh, et selleks võimaluse andsid. Ja suur tänu sulle. Ja mis siin veel lisada, et juba asjaolu, et USA on andnud miljardeid selle sõja jätkamiseks, ennekõike ka veel Araabia piirkonnas nende baaside uuest üles ehitamiseks, see juba näitab, et ega ta niisama kergelt sealt ei lahku. Aga mis saab edasi, seda näitavad lähinädalad ja kuud. Jätkame aga ja Andres, palun. Nii, ega te ilma sellise kõva hüüdlauseta ei jää ju, mõistust ja tarkust. Alustasin tervisega. Kuulasin siin asja ära. Lähme nüüd ajalukku ja paneme need ajaloorattad jälle tagurpidi kõrinaga liikuma. Rahandusest oli juttu. Mitte keegi ei räägi sellisest vanast asjast nagu havala. Soovitan kirjutada üles, uurida, mis see tähendab. Ja havalat võiks ka Eestis kasutada, sest see ei ole sularaha ja see on asja vastu. Nii, teine pool siis, kuna siin oli juttu ka, et aidatakse ja niimoodi, oli Süüria legitiimne valitsus. Läksime natuke tagasi, lammutasime Süüria ära. Majandus. Nord Streamiga, nii nagu on, vaiksed sosinad juba käivad, et juba liigutatakse ja nuusutatakse selle juures. Nord Stream 2 on ju terve täielikult. Ja kui tehnokraadi saadet, sealt varsti koordub välja selline asi. See on nüüd see pool. Nii, lennuliikluse poolt on asi kõik õige. Ja mida nüüd tehakse, kui mõtlete tehnokraatlikult, ma ei hakka midagi maha suruma, mõttemall peab laienema. Sirkli võtame ühed piilt, teistpidi peab ju seda tihedat lennuliiklust vähendama. Samaga tihedat laevaliiklust vähendada, sest muidu, nii nagu Tõnu ütles, kahelt istmiku poolkiralt on vaja üles saada need mõtted, siis ainult niimoodi saame, kui inimene hakkab ise mõtlema, sest me räägime ka Eesti, võtame sisse siin suveräänsus, me peame ise enda eest hakkama mõtlema, mis meile kasulik on. Ja need ongi nüüd need samad, kui need Araabia riigid on ilma sõjaväeta, ilma millegita, nad elavad nagu kuningakassid, igasugused palmisaared ja nendel nad ei tohi kõrbesse minna, neil nafta on kohe seal liiva all. See on tegelikult võimalik ka ökokatastroof välja tuua, nii et nad ise teavad, nad ei pommita nii väga ja need iraanlased ka neid kõrval oma neid Araabia rahvaid, ütleme niimoodi. Ja kogu selle kaardi või selle malemängu teema ongi rohepööre lõpetada ja lõpetada niimoodi, et ise hakkavad lõpetama. Ja põhiline, mis praegult on, ma olen seda ka arvanud ja pakkunud teile välja Alaskal eelmine august, kui olid Trump ja Putin olid koos punasel ära, vaadake see saade pisikene, kuida nad kohtuvad, seda nad näitavad, kuidas läheb teine vaenlane, pisem vaenlane läheb suurema vaenlasega ühte kuulikindlasse autosse, suhtlevad, enne kui üldse kuhugile laiali lähevad, kuhugile kohale sõidavad, kuhugile suuremasse paleesse. Millest nad rääkisid, mis seal on, üks andis võib-olla ühe paberi, teine andis teise, vaatasid üle, pärast tõmbasid peale kooskõlastatud ja nii edasi.
ja vot sellega saabki ära, sest kui inimesi pidurdada praegult ongi, mis see Euroopa on ju, Euroopaga tehakse mida praegu. Ta ei saa arugi, et tehakse uut seda Rooma impeeriumi lagundamist. On nüüd terve see ilus suur välja ehitatud keskaegne Rooma või on ta veel vanemaaegne see Euroopa, kõik need kirikud ja kõik ja tuuakse barbarid sisse, ennem barbarid nagu tulid sisse, aga nüüd ei ole. Ja kuna nad tahavad kogu aeg hirmutada ja tuua ja meil siin kogu aeg droonidega ühelt poolt, teiselt poolt pilduda, see on vaja ära lõpetada ja käsuga proovige ükskõik, te ei lõpeta ära. Ütleme kõige lihtsama näite, kui teil on kõht lahti, proovige see ära lõpetada. See kõhukinnisus või midagi ei õnnestu, see võtab aega ja selleks pead ravimit, sõnu ja tegema trenni. Ja siin peamegi nüüd vaatama, see asi lõpeb ära ja ta lõpeb sügiseks kindla peale ära, sest kõikidel on kütusemahutid on peaaegu tühjad Euroopas. Ja kui ei tule seda, siis talve vastu ei võta. Ja enamus on ju kõik nende soojuspumpade, tuulikute, värkidega, nendega ei ole mitte midagi teha. No see olekski selle, ütleme minul see ära, et vaadake, raha liigub ikka Havala kaudu rohkem, kui me aru saame. Me võime nimetada tänapäeva Havalat ka krüptorahaks ja nii edasi. Tal ei ole seda summat, aga mingid paroolid ja kõik need liiguvad. Nii et kirjutage üles Havala, uurige, see on vajalik. See on 10 punkti, mida saab mööda minna ja 10 punktiga, kuidas see toimib. Nii minu poolt kõik. Ja, suur tänu sulle, Andres. Loomulikult olen sellega nõus, et see rohepööre on ennast ideoloogiliselt täiesti ära ammendanud, aga teatud Euroopa eliit ei saa sest ikka veel aru ja Eestis on ka sellised kilplased, me võib-olla järgmises saates räägime, et millised riskid kaasnevad planeeritava vesiniktehasega, mida Pärnumaale teha tahetakse. Aga siin ilmselt, kui juba lennuliiklust veel ka juttu tuli, siis arvatavasti juuniks on juba Euroopaga asi põhimõtteliselt ühel pool, et kes veel tahavad tagasi tulla Euroopasse, siis maikuu on veel selleks enam-vähem soodne. Et nagu öeldi, kütusemahutid on peaaegu tühjad. Ja nüüd jätkame Maarjo. Aitäh! No ütleme nii, et mina ei hakka siin lahkama seda, kas see Iraan on halb või hea. Seda saab meie vaataja ise interneti ja YouTube'i vahendusel vaadata. Seda lahkavad väga paljud podcastid, et mis siis toimub. Aga üks on kindel, Hormuzi väin, see blokaad ei ole täielik blokaad, ehk siis sealt lastakse, Iraan laseb läbi ainult endale sõbralike riikide laevad, aga enda vaenulikud laevad ta hoiab kinni ja kes edasi läheb, need siis ilmselgelt pauga kirja saavad. Aga kui nüüd vaadata seda kogu seda sündmuste jada, siis Eesti vaatevinklis, siis tegelikult Baltikumi jaoks kujuneb asi väga nutuseks, sest me oleme geopoliitiliselt ja geograafiliselt oleme väga viletsas kohas. Ehk siis me oleme kogu aeg hoiame hinge, et me ei langeks blokaadi ja mina ütlekski seda, et kogu see jama, mis käib, ongi blokaadiks ettevalmistumine, et see käib täistuuridel. Võetakse ära lennuliiklus, siis nii-öelda kütus aetakse kõrgeks ja kui nüüd peakski minema mingiks korralikuks kriisiks ja Suwalki koridor ka meil ära lõigatakse, siis meie Euroopas, Baltikum, olemegi ainukesed riigid, kelle territooriumil hakkavad majanduskriisi ja blokaadi tõttu inimesed surema. Mujal Euroopas seda ei juhtu, sest mujal Euroopa riigid ei ole niisuguses blokaadi seisundis, nagu on Eesti, Läti, Leedu. Ehk siis meie valitsused ja nad praegu peaks niimoodi ette valmistuma, et see on päris karm. Aga eks seda näitab aeg ja kui see asi reaalselt peaks ka juhtumeks, siis reaalsus näitab kätte. On siis valmistatud rahvast ja riiki ette korralikuks kriisiks või mitte? Aitäh! Ja aitäh sulle, Maarjo!
ja selles osas me peame nüüd omal siin kõik üles tunnistama, et praegusel ajal need nõndanimetatud eliitlased, nad ei puhu sisse ainult ühte kriisi, et varasemalt oli see, et nad ei suutnud kahte kriisi korraga manageerida. Nüüd tuleb välja, et kui mingisuguseks nõndanimetatud pandeemiaks keevitatakse, et nüüd lähiajal on tulemas järjekordne WHO terviseassamblee, siis on ju täiesti ilmne, et selle käigus me räägime, et tulemas on uus mingisugune skeemteemia, mille alusel siis piisaks näiteks, kui ministeerium muudab oma seadusandlust ja siis ministri enda määrusega muudetakse ära haiguste loetelu ja siis sunnitakse veel lausa süsti tegema, et ma arvan, et see perspektiiv võib ees oodata Soomet, aga ka mitmeid teisi arenenud globalistlikke riike, aga ma annan veel siin vastulaussõna Tõnule. Mul puudub vähimgi soov sulle vastulause esitada, lihtsalt soovisin täiendada ühe väga olulise küsimusega. See seostub natukene ka rohepöördega, sest rohepöörde all antifaad läksid eriti nahaalseks. Antifaadeks nimetame siis vasakäärmuslasi, kes meenutavad oma mõttelaadilt ja käitumiselt usuhulle. Ja miks ma selle teema mängu tõin? Sellepärast, et selle sama kuu jooksul, mida me praegu vaatleme, tähendab 2026. aasta aprilli jooksul tuli selline teade kuu keskpaiku, et Saksamaal on suurimaks ohuks vasakäärmuslased, mitte paremäärmuslased, nagu meil on aastaid või vaata, et aastakümneid räägitud. Ja 2025. aastal kasvas nende vasakäärmuslaste sooritatud kuritegude arv võrreldes eelnenud aastaga kokku 35%, aga vägivalla kuritegude arv kasvas 43% ja jutt, see kogu kuritegude arv minu meelest oli 13 500. Ja siis toodi seal uudises veel sellised arvud, et kokku on Saksamaa julgeolekuteenistuse hinnangul riigis umbes 40 000 vasakäärmuslast aktiivset ja sellest 40 000-st umbes 10 000 on vägivaldne. Tähendab, ei kõhkle suvalisel hetkel vägivalda kasutamast. Ja nüüd ja selles samas uudises, kus ma seda lugesin, oli juttu ka sellest, et näiteks Tšehhis Pardubitses hiljuti, kas oligi aprillis või oli veidi varem, oli ju rünnak relvatehase vastu ja selle panid ka toime vasakäärmuslased. Seega on tegemist üle-euroopalise taudiga ja just nende vastu tulebki võidelda ja nüüd, kui tasapisi ka Saksamaa ministrid hakkavad tunnistama seda tõde, mida paljud juba niigi teavad, siis see näitab, et olukord on läinud tõesti väga tõsiseks. Ja nüüd mõelgem natukene, et mida hakkavad need vasakäärmuslased pihta siis, kui rohepööre kuulutatakse lõppenuks. Siis nad peavad endale uue vaenlase leidma ja kes see vaenlane siis on? Selle küsimus jätan praegu õhku rippuma, las meie saate vaatajad mõtlevad sellele ise kaasa. Nii palju praeguseks siis minult. Ja Maarja. Ja, et Tõnu seda teemat puudutas. Mina olin tegelikult täiesti nagu arusaamatus olukorras, mis siin Soomes toimis. Uudistest lugesin, ma ise seda füüsiliselt, seda marssi ei näinud. Soomes siis marssisid nii-öelda Soome natsid, ja nad lehvitasid Ukraina lippe ja karjusid seal keset tänav. Et minu jaoks on see natuke läheb nagu errorisse, sest tegelikult see niuke hullumeelne Ukraina toetus on rohkem niuke vasakäärmuslik tegevus. Aga natsiliikumine ju tegelikult täieks jääb ju paremale poole. Või mis sina, Tõnu, arvad sellest? Kuidas see fenomen nagu, mina olen segaduses, ütleme niimoodi. Su loogika on täiesti õige, aga vaata, nende hulgas, keda nimetatakse natsideks, ütleme, need on lihtsalt sellised käremeelsemad rahvuslased. Nende hulgas on haritumaid inimesi ja on vähem harituid inimesi. Ja haritum inimene saab aru, et selle Ukraina praeguse režiimi taga on ultraglobalistid ja see režiim on nagu puuk või vähkkasvaja Euroopa ihul. Imeb raha, imeb muid vahendeid, aga lisaks sellele on ka sellised lihtsameelsemad rahvuslased, ütleme, nende süda on õiges kohas, aga mõistust ja teadmisi napib.
ja nemad loomulikult siis lehvitavad Ukraina lippe. Ma tunnen selliseid rahvuslasi ka eestlaste hulgas. Nad iseenesest on nad toredad inimesed, aga kuna teadmisi napib, siis nad lülitavad välja oma kaine mõtlemise. Ja ma usun, et need Soome käremeelsed rahvuslased, keda sina nägid rongkäigus Ukraina lippe lehvitama, on samasugused. Et süda on õige koha peal, aga mõistust napib, tähendab pea on nagu tühjavõitu. See on minu seletus. Ja, tänan selle sisuka mõttetera eest seoses selle soomlaste kummalise olukorraga. Ja mis siin siis lõpetuseks öelda, et ühiskond elab praegu väga permanentses ajastus, et siin, mis puudutab seda Saksamaad, siis üks väga oluline asi, mida kindlasti saates vaatajad hiljem näevad, puudutab rohelisi ja seda, kuidas nad tahavad lehmade metaani ära keelustada, aga on suure hurraaga nõus sõjatööstuse laienemisega, et seda siis näete meil saates kindlasti. Aga lähme nüüd järgmise teema juurde ja tegelikult üsnagi skandaalse. Ja see puudutab meie Eesti siseelu. Nimelt riiklik õppekava kui selline on kehtestatud praegusel formaadil aastast 2022. Aga nüüd on tulnud välja ja seda siis, kui nüüd täpsem olla, aprilli alguse kandis oli Riigikogus istung ja selles istungis vastas arupärimisele, mille esitas muuhulgas Varro Vooglaid küsimuse õppekava kohta, kus on sees LGBTQ kõiksugu muud tähendid koos, et küsimus tõstatub sellest, et kui on kristlik õppeasutus, kes ei pea eetiliseks seda õppekavas rakendada, inimõpetus ja muud sellised ained, mida koolis õpetatakse, siis mis nende koolidega saab? Ja tuleb välja läbi vihjete muidugi, et kõige radikaalsem variant, mis ees ootamas on tegevusloa ja üldse kogu selle õppeprogrammi täielik keelamine. Selles tähendus, et õppeasutus peab sunniviisiliselt oma tegevuse lõpetama ja mis võib veel halvem tulevikus tunduda reaalselt, et lapsevanemad võivad oma lastest selle tõttu ilma jääda. Kui see pole õuduste ahel, mida Eesti 200 oma haridussüsteemis propageerib, siis kuhu siit veel edasi? Et mida siis nagu selles olukorras teha, aga kuulame nüüd selle videolõi korra, kus räägib enamus aja täis Kristina Kallas ja siis lõpus võtab oma kommentaari kokku Varro Vooglaid. LGBTIQ tegevuskava näol on tegemist teadupärast arengudokumendiga, ehk siis dokumendiga, mis näeb ette tegevusi riiklikul tasandil selleks, et tagada kõikidele inimestele, sõltumata nende sooidentiteedist, soolisest eneseväljendusest, sootunnustest või ka seksuaalsest sättumusest, võrdsed võimalused Eesti ühiskonnaelus osaleda, olla vaba kiusamisest, sallimatusest ja toetada ka nende võimalusi nii haridussüsteemis enda maksimaalset potentsiaali realiseerida, kui ka nende võimalusi ühiskonnaelus olla võrdväärsed liikmed. Tegemist on siis tõesti tegevuskavaga, mis on suunatud sellele, et me Eestis neid inimesi toetaksime ja kasvataksime ka teadlikkust selle koha pealt, kuidas nende inimeste enese tunnetust meie seas ja ka nende vastu sallimatust vähendada. Nüüd teie küsimus seoses sellega, et kas õpilastele ja ka nende vanematele jääb õigus keelduda nendes tundides osalemisest, kus arutatakse LGBTIQ tegevuskava teemasid. Vastus on see, et meil reguleerib õppesüsteemi või hariduses õppimise kohustuse osa reguleerib riiklik õppekava. Riiklikus õppekavas on määratletud kohustuslikud õppeained, mille õpetamine on ette nähtud põhikooli ja gümnaasiumi seaduse alusel. Õppekava tervikuna ei ole mitte kellelegi valikuline. Riiklik õppekava on standard, mitte soovituslik raamistik ja inimõiguste jälgimine on läbiv põhimõte. Õppekava tagab, et haridus kujundab kodanikke, kes väärtustavad võrdsust, sallivust ja demokraatlikke hoiakuid. Vanem ega õpilane ei saa valida, millistes õppeainetes või teemades osaletakse ja millistes mitte.
Lapsevanemad ja õpilased saavad tutvuda kooli õppekava kooli kodulehe kaudu ja õigusaktid ka reguleerivad kooli koostööd lapsevanematega. Üldhariduskoolides teadupärast toimub meil kõiki kooliastmeid läbiv teadus- ja tõenduspõhine inimeseõpetuse õpetamine, mis ka tasakaalustab meediast tulenevalt sageli kallutatud ja midagi pole öelda. Sotsiaalmeedias aina rohkem levivad ka pornofitseeritud enesemääratluse pilti, mis on väga tõsiseks probleemiks kujunenud, sest inimesed ja noored inimesed on selle väga tugeva mõju all. Uuringud kinnitavad, et ka seksuaalharidus, mida inimeseõpetuse tundides Eestis lastele antakse, peab algama ka võimalikult vara ja nii vanemate kui ka ühiskonna poolt negatiivne hoiak seksuaalteemasid käsitleda on pigem lastele negatiivse mõjuga ja nende arengut takistavaks teguriks. Nüüd küsimus, mis saab kristlikest erakoolidest, millele ei ole LGBTIQ tegevuskava keskmes olev homo- ja transideoloogia usulistel ja muudel ilmavaatelistel põhjustel vastuvõetav. Ilmselt te teate ka ise, aga ma kinnitan siit puldist siis üle, et mis tahes üldhariduskooli tegevuse aluseks on riiklikult kehtestatud õppekava, mille alusväärtused ja sihiseaded on laiem ühiskondlik kokkulepe ja mis tagab iga inimese õigused ja vabadused nendes piirides, mille annavad teiste inimeste õigused ja vabadused. Erakooli õpilastele hariduse andmise aluseks peab olema riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Kooli õppekavas peavad olema kirjeldatud riiklikus õppekavas esile toodud 8 üldpädevuse kujundamise teemat, sealhulgas ka inimõigused ja inimeste vabadused, ning täpsustused ka õppekorraldusele riikliku õppekava üldpädevuste ja õppe eesmärkides. Nii et erakool on kooli tegutsemisvorm, mis ei anna õigust kirjutada ennast välja haridusregulatsioonist, sealhulgas ka kooliastmele kehtestatud riiklikust õppekavast. Nüüd, inimeseõpetuse aine on selline õppeaine, kus, kui te soovite, siis ma võin ka üle korrata, ma olen vist siin puldist ka varem öelnud, et mis on inimeseõpetuse ainekava järgi eesmärk, aga ma võin ka selle uuesti siin üle korrata, meil vist selleks aruteluks täna aega on. Inimõpetuse õppeaine kuulub siis sotsiaalainete valdkonda ja tema eesmärk on toetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut, kõigi õpilaste, sealhulgas ka nende õpilaste, kelle sooidentiteet on erinev võib-olla sellest, mis on teie vaates tavapärane, ühtlasi ka õppides tundma ennast, kujundama vastutustundlikult oma suhteid, olema terviseteadlik, aus, hooliv ja õiglane. Ja inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud ka sotsiaalsest võrdsusest, võrdväärsusest ning naiste ja meeste võrdõiguslikkusest. Ja terviseõpetuse õpitulemused, mis siis inimõpetuse ainekava osa on näiteks see, et õpilane teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuse poolest ja lapsed on erinevuste suhtes sallivad. Lapsed teavad, et ühiskond kaitseb laste tervist ja heaolu seadustega. Laps ja noor kasutab terviseinfo saamiseks teaduspõhiseid allikaid ja ka spetsialistide abi. Ja laps või noor väärtustab positiivseid suhteid, nende loomist ja hoidmist inimestega enda ümber, mõistab ja aktsepteerib inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise. Mõistab ja aktsepteerib seksuaalse arengu individuaalsust, seksuaalse identiteedi erinevaid avaldumisvorme ja seksuaalõigusi, mõistab füüsilisi, vaimse ja sotsiaalse tervise vastastikust seost ja neid mõjutavaid tegureid, mõistab eluviisi, keskkonna ja pärilikkuse mõju tervisele ning tervisliku eluviisi ja turvalise käitumise tähtsust igapäevaelus ja väärtustab partnerite vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes, oskab leida infot seksuaaltervist puudutavate küsimuste kohta. Nii et inimeseõpetuse peamine eesmärk on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu ja toimetuleku võimaluste üle ja sealhulgas muidugi ka toetades õpilaste isikupära ja isiklike seisukohtade austamist, ka teiste inimeste isiklike seisukohtade austamist, sealhulgas ka inimeste usuvabadusest tulenevalt seisukohtade austamist. Nii et koolikeskkonnas on oluline, et nende arutelude juures tekiks ka
olukord, kus mitte keegi, kaasa arvatud ka see inimene, kes on LGBTIQ seltskonda ennast identifitseerinud või see inimene, kelle jaoks on tema usk oluline, ei tunneks ennast kammitsetud olukorras, kus ta ei saaks arendada välja selles koolikeskkonnas positiivseid suhteid oma koolikaaslastega. Et kui mingil hetkel hakkabki siis asi jõudma sinnamaale, et teilt hakatakse vanemlikke õigusi ära võtma, kui te ei ole nõus oma religioossetest ja moraalsetest tõekspidamistest lahti ütlema ja kui hakataksegi siis neid koole, mille asutamisest te olete ise kaasa löönud, päriselt kinni panema või need siis esimese sammuna riiklikku rahastust ära võtma. Et see kõik on ettenähtav, minister on täna meile selgelt öelnud, et see kõik tuleb, kui selle ideoloogilise programmi elluviimine jätkub. Ja tegelikult tuleks valmistuda tõsiseks võitluseks selle valitsuse ja mis seal salata, ka selle valitsuse käsutuses olevate riiklike organite vastu selles olukorras, sest et me ei saa lubada seda, et meilt meie vanemlikud õigused võetakse ära ja meie lapsi hakatakse käsitlema justkui mingisuguse riikliku omandina, mida riigil on õigus ideoloogiliselt töödelda, hoolimata sellest, et vanemad ei ole nõus selle ideoloogilise programmiga, mida neile siis peale surutakse. Olukord on väga-väga tõsine ja ma kutsun küll kõiki lapsevanemaid, eriti kristlastest lapsevanemaid ja teisi lapsevanemaid, kellel ei ole kogu see homoideoloogiline programm vastuvõetav, koonduma ja seisma sellele programmile, mida siis Reformierakond ja Eesti 200 ellu viivad vastu. Lähtuvalt sellest videost, mis mõtteid ja tundeid see tekitab ja kuidas me siit nüüd edasi läheme, et alustame Tõnuga. No minu jättis see täiesti rahulikuks. Ma ei saa aru, miks selle pärast ärevusse minnakse. Asi on ju väga lihtne. Kuna tegemist on vaenuliku sammuga, siis tuleb selle sammu astujat käsitleda vaenlasena. Ja sellele on kahte moodi võimalik vastu hakata. Üks on niisugune rahulik, teine on äkiline. Ja rahulik on näiteks see, kui koolid ütlevad, hea küll, me võtame vastu selle ja siis kui see tund on, kus tuleb seda asja õpetada, ütleme seksuaalhälviklust, siis sel ajal räägitakse hoopis millestki muust, sisustatakse millegi muuga, õpetaja paneb kõigile parima hinde ja pärast ütleb aruandes, et näed, kõik olid väga hästi selgeks õppinud ja teavad seda hästi. Koolijuhtkond ütleb ka. Ei hakata raamatuid põletama, lihtsalt öeldakse, et näed, me õppisime selle selgeks. Ja samas, kui pärast eksamil selgub, et ei tunta seda, ega sellepärast siis kool lõpetamata ei jää. Me teame, et kooli lastakse lõpetada ka siis, kui sa 100% võib-olla oskad ainult 1-2%. Nii et see on nagu selline rahulik võitlusviis. Ma arvan, et puudub igasugune vajadus mingi allkirja kogumiseks või meeleavalduste korraldamiseks või niisuguste deklaratsioonide tegemiseks, sest neid oleks mõtet teha siis, kui oleks lootust vastaspool veenda. Aga meil ei ole seda lootust, sest vastaspool käitub sellepärast nii, nagu ta käitub, et ta on täiesti kindel, et tal on kõva seljatagune. Enamus nendest inimestest, kes meile LGBT ideoloogiat peale suruvad, nad ise on heteroseksuaalid. Ja nad võib-olla oma sisemuses saavad aru, et see on vale, aga neid see ei huvita, sest nende karjääri huvides, nende palga huvides, nad teevad seda. Ja see tähendab, et asjata on loota neid ümber veenda mingisuguse ükskõik kui ilusti põhjendatud jutuga. Nad võib-olla sisimas saavad aru, aga nad ei tee sellest välja, nad ei muuda oma käitumist, sest kui inimene sisimas tunneb, et tal on kindel seljatagune, ta võib karistamatult tegutseda ja teha, ütleme, talle antud nagu raamides kõike, sest teda alati kaitstakse, teda päästetakse raskest olukorrast välja, siis ta nii käitubki. Väga vähesed on, kes leiavad endas sisemise julguse, öelda, et ei, see ei sobi mulle, ma astun mängust välja või ma ei tee seda mängu kaasa. No, Andres Saukas on meenutanud seda, et kui oli nõukogudeaegne vastupanu liikumine, siis seal olid ka sellised vastupanu liikujad, keda nimetati linnavendadeks. Ja kui Mart Laar kirjutas oma esimese raamatu Metsavendlusest, siis seal olid nad olemas eraldi peatükina. Pärast, kui oli uus trükk, siis võeti välja. No linnavennad on need, kes nad otseselt ei sõdi, aga nad vastupanu liikujatele annavad materjali. Vajadusel, kui tegemist on näiteks ametnikega, siis nad pidurdavad loomuvastaseid asju, leiavad igasugu seaduslikke pidurdamisvõtteid. Nii et jah,
See on nagu üks pool ja teine pool on siis äkiline võitlus. Midagi ei ole teha, sellepärast et kui lapsevanem on veendunud, et selline õpetus sandistab tema last vaimselt, seab ohtu tema nagu edasise toimetuleku, siis vanemal on täielik õigus astuda oma lapse kaitseks välja ja teha ka midagi väga äkilist. Tingimusel, et see on täppislöök, mitte nii, et süütud inimesed saavad kannatada. Selleks saateks valmistudes ma lugesin üht väga tuntud teost. Selle on kirjutanud 20. sajandi üks tuntumaid eurooplasi, panneurooplasi, tänapäeva mõistes lausa globaliste, Graf Coudenhove-Kalergi. Ja mina mäletan, kui see tema raamat Totaalne riik, totaalne inimene ilmus 1988. aastal teist korda eestikeelses tõlkes, mulle jättis see väga sügava mulje. See ilmus veel Nõukogude võimu lõpuaastatel, 3 aastat enne Nõukogude Liidu kukkumist. Aga tookord, kui ma seda läbi lugesin, ma panin selle kõrvale ja ma jupp aega ei lugenud seda. Nüüd hiljuti nädal tagasi või nii lugesin ja ma leidsin seal 2 väga head tsitaati. Ma loen mõlemad ette, et see paneks inimesed mõtlema ja ütlen veel, et see on Pan-Euroopa liikumise asutaja ja esimese juhi raamat. See ei ole mingi äärmuslase raamat, vaid on meie mõistes, ütleme, kui nii saab öelda, äärmusliku liberaali ja äärmusliku demokraadi raamat. Ja tema kirjutab seal järgmist. Esimene tsitaat, ma loen selle ette. Kontinendil, tähendab Mandri-Euroopas, vabanes suurem osa rahvast eestkostmise alt vaid kirjaoskamatuse kaotamisega. Niipea aga, kui iga inimene oskab lugeda ja kirjutada, püssi lasta ja pomme visata, ei või ükski valitsus kestvalt valitseda avaliku arvamise vastu. Ükski valitsus ei saa seda demokraatliku põhiprintsiipi olematuks teha. See on esimese tsitaadi lõpp. Ja nüüd loen teise tsitaadi. Edasi on demokraatial veel see paremus, et ta igale rahulolematule kodanikule annab võimaluse väljendada oma opositsiooni mitte pommi, vaid valimissedeli kaudu. Tsitaadi lõpp. Ja nagu teame, tänapäeva Eestis ei lasta enam inimestel valimissedeli kaudu oma rahulolematust väljendada, vaid on leiutatud sellest ülesõitmiseks e-valimised. See tähendab, et kui inimeselt on võetud ära võimalus vägivallatult väljendada oma rahulolematust, siis ta teeb seda teistmoodi. Nii nagu kirjutas Graf Coudenhove-Kalergi. Ja tema selles samas raamatus Totaalne riik, totaalne inimene ütleb ka seda, et demokraatias püsib võim siis, kui mängitakse ausat mängu, ausa mängu reeglite järgi. Kohe, kui seda enam ei tehta, läheb asi käest ära. Ja Eesti riigis on asi käest ära läinud. Minu silmis, ütleme niimoodi, et ükski meie saates osalejatest ei saa midagi äkilist teha sellise plaani läbiviijate, läbisurujate vastu, millest see Kristiina Kallas rääkis. Sest meie oleme jälgimise all ja meie roll on teine. Aga süsteemil ei ole võimalik jälgida iga inimest. Ta ei tea, kes on see üksik võitleja, kellel mingil hetkel läheb peas lambike põlema, ta ütleb, aitab, mina oma last ei lase sandistada vaimselt. Võtan midagi ette. Ja ütleme, meesterahvastel ei sobi nagu Kristiina Kallast hakata kuidagi survestama ühtepidi teistpidi. Minu silmist on ka ilus naisterahvas, valitsuse ainukene asjatundlik minister praegu. Kõik teised on asjatundmatud. Tema on väga asjatundlik, väga sobiv oma ametis. Ta teab, mida ta teeb ja miks ta teeb. Ja seda suurem on tema tekitatav kahju. Nii et meesterahvad vast ei tee tema vastu midagi, aga mingil emal, lapsevanemana on täielik õigus sekkuda, kas või äkiliselt. Sest ükskord loomuvastasuse peale surumine peab lõppema. Praeguseks minult kõik. Ja, suur tänu sulle, Tõnu. On täiesti selge, jah, et meestel ei ole nagu siin suurt midagi vastu öelda selles, et naisterahvas on minister. Aga me räägime siin sellest, et selle ideoloogiaga ühel hetkel jõuab olukord sinna, kus emad peavad ühiselt hakkama võitlema oma laste tuleviku nimel. Ja siin sa tõid väga hästi välja, et on võimalik rahumeelne meetod, nagu see samune, et oled tunnis ja siis saate kõik head hinded, et te oled lihtsalt kohal olnud või siis äkilisem reaktsioon, et siis massiline inimeste kohal tuleb näiteks protestima või mis iganes. Aga igal juhul on üks selge. Ilma rahva ärkamiseta me ei muuda siin mitte midagi. See on selge.
jätkame aga ja Andres. Siin oli juttu jälle, millest ma olen rääkinud, on olemas suuline noomitus ja füüsiline noomitus. Ja kuulsite, siin oli sõna sees, on inimõpetusain. Ja see sisaldab inimõigusi. Nii et tuleb välja, inimõiguste alla kuulub ka see füüsiline noomitus. Kui nõukaajal olin Polütehnikumis, raha sai otsa, ma räägin selle loo ära, vist olin 16-aastane või natuke rohkem. 8 klassi läbi, Polütehnikumile sai minna ja siis bussis üks kobas katsus kannikat või tagumist poolt. Ma mõtlesin, et ilus naisterahvas puudutab, tahab suhet luua, aga hoopis oli teistmoodi. Ja siis ma küsisin talt, kas raha sul on? On. Ja kas sul sampust ka on? On sampust. Ja siis Mähe bussipeatusest ütlesin, lähme siis välja, ta oli nii rõõmsameelne. Ja siis ma ütlesin, anna see raha, palju seal on, 5 rublane, andis selle tasku, sampuse ka. Ja siis ma tegin talle füüsilise noomituse lihtsalt. Nutis küll seal taga ja sõitsin ühikasse. Ja mul oli see sampus ja 5 rubla, mille eest sai, ütleme seda, poistele ka raha, kõigil oli stipp läbi. Ja siis ma neile rääkisin ära, nad küsisid, kus said, ma ütlesin, ma olin homoga kontaktis. Oi, nad olid ehmatunud ja pärast mul oli see nüüdnimi päris pikalt küljes. Nii, ja siin ei olegi midagi, muud ei ole, nagu siin oli jutuks eespoole. Lähme nüüd ajalukku tagasi, 2 kraanikausi teemat mäletate võib-olla, kala, ühes kraanikausis võib kala pesta, teises liha ja selle võeti ruttu vastu meil ainukesena Eestis, terves suures Euroopa Liidus. Kui sõidate kuhugile, kõik mahuvad ühte sööklas ühte kraanikaussi. Ja kuna need kraanikausid ja sellised ettepanekud, mis välja mõeldakse ja me ei oska ju öelda välja mõeldud, kus kohas seda, ütleme, kus need tulevad, need käsud. Need on vaja ju üle kontrollida, üle tõlkida. Ja kui ta tulebki mingisugusest organisatsioonist, mingit LGBT-st või kusagil ja mis ei ole, isegi võib-olla seal, ütleme, Euroopa Liidu suures saalis kinnitatud või lihtsalt on soovituslik suunitlus, siis ei maksa sellega kiirustada. Ja jätke see meelde, näete, siin oli inimõigustest, oli laste kiusamist ei tohi teha. Kas see ei ole siis kiusamine, kui talle õpetatakse midagi valesti? Ja kui on inimõpetusaine, nii nagu Tõnu ütles, selle inimõpetuse aine all saab õpetada ju, millest inimene koosneb, ehk tuleb see tervislik ainesaade, kus on kopsud, maksad ja nii edasi, ehk inimese ehitus. Ja kus on see õige aju poolkerad ja kus on need valed poolkerad, need tuleb ju lastele selgeks teha. Muidu ta arvabki, et kui ma laiapõhjaliselt istun, siis see ongi mu kogu istumisvariant. Nii et selline soovitus inimestele. Siin ei ole öeldud sellist asja, oma inimõigusi te peate kuidagi kaitsma ja on olemas suuline noomitus ja on olemas füüsiline noomitus. Ise võite arvata, mida see tähendab. Minu poolt kõik. Ja, aitäh sulle, Andres. Kindlasti hästi öeldud, et on suuline ja füüsiline noomitus ja füüsilisega teinekord võib saada palju tugevama emotsiooni kui suulisega, sest mõni inimtüüp ei saa isegi suulisest noomitusest aru, aga täiesti selge, et mis omal ajal on olnud, see kehtib ka tänasel päeval ja aeg näitab siis, et kes millest aru saab. Aga lähme edasi, Maarjo. Ja, aitäh. No ütleme niimoodi, et minu tutvusringkonnas on homoseksuaale ja ütleme niimoodi, et see, mida ma praegu hakkan rääkima, ongi see, et ma ei vihka homosi, et
Mul on täiesti savi, mis nad teevad. Et veel enam, kui oli koroonavastased meeleavaldused siin Helsingis, siis minu liitlane ja kellega me käisime nii-öelda meeleavaldusel Helsingis mässamas, oli lesbi ja ta oli abielus ja siis küsin, meil läks ka teema selle nii-öelda homoaktivismi peale ja tema kui lesbi ütles, et ta ei salli homoaktiviste, kuna nad ässitavad ühiskonda reaalselt homode kallale. Ehk siis homod tahaksid rahulikult elada, aga ei saa, sellepärast mingi kari homoaktiviste käib ja surgib teemat ja ajab ühiskonda närvi ja vihale. Et see on ulme ja nüüd, kui kuulata seda Kristina Kallast, mina oma ühiskonnas nii-öelda oma tuttavate ringkonnas, mul on siin Messengeri grupp on ja siis, kui ma Markus Järvi saadet sellel teemal kuulasin, mina olen Markus Järviga ühte meelt ja ütlesin siis oma tuttavatele, et davai, et nüüd oleks nagu aeg oma laste ees seista, et neist ei voolitaks koolides homoseksualiste. Siis ma sain rohkem tuttavate käest peapesu ja kes ütlesid mulle, et ei, et ikka homoks sünnitakse, et koolid ei suuda nii-öelda noori homodeks teha. Aga mina vaidleks vastu selles suhtes, et kui niisuguses apras eas nooruk, kes alles ennast otsib ja ütleme niimoodi, et hakkab praktiseerima, et mis talle sobib, siis kool annab nii-öelda ühe suuna kätte, et praktiseerime siis homoseksuaalsust ka, et kui 90-ndatel meie suitsutaredes Mann ja Mihkel leidsid 11 võib-olla peale inimese õpetuse tundi, siis täna peale inimese õpetuse tundi võib-olla leiavad Miku ja Maku 11 ja peale seda ei ole enam mõtet teistel sauna minna, sest seda haisu enam sealt välja ei saa tükk aega. Ja siis nad ikkagi leiavad, et ohoh, et see inimese õpetuse tund, et jah, et see praktiseerimine, et ohohoo. Et saate ju isegi aru, mis vahe on, et see, mida koolid nagu praegu praktiseerivad, see on inimvaenulikkus. Et milleks on vaja nii-öelda niisuguseid kõrvalekaldeid siis afišeerida. Ilmselgelt see tulebki ideoloogiast ja see ongi inimvaenulik ideoloogia. Aitäh! Ja aitäh, enne kui ma oma nägemuse sellest teemast veel räägin, siis annaks vastulause sõna Tõnule. Seekord ma siiski osaliselt ütlen jah vastulause, sest ma ei saa leppida sellega, et suhtutakse sallivalt praeguses olukorras. Sallivalt võiks suhtuda seksuaalhälviklusse näiteks Indias või Nigeerias või kas või Mehhikos, või Egiptuses näiteks, kus on ülerahvastatus sisuliselt, kus sigitakse nii, et vähe pole. Aga Eestis, kus on vähenev rahvastik, see on mitte lihtsalt ebameeldiv, vaid see on kahjurlik. See on teadlik kahjurlus, kui seda julgustatakse, õigustatakse. Ja meil on räägitud, et kas homosid kiusatakse või lesbisid või kuidas sellega on, aga ei kiusata, aga neid ka ei aidata. Neile ei anta teavet selle kohta, kus nad saavad ennast ravida, kuigi tänapäeval on ka Euroopas kohti, kus neid ravitakse ja on ka põhjus teada. Põhjus on see, et võõraste ainete kehasse tungimise tagajärjel on organismi biokeemia on segi löödud. Tegemist on mürgitusega ja ma olen varem paaris saates maininud, kindluse mõttes mainin veel, on olemas selline aine nagu bisfenool. Kui see satub organismi,
olgu kalal või imetajal või inimesel, siis ta muudab isendi oma soo iharaks. See on puhas keemia, puhas biokeemia, sellega tuleb sõdida nii, nagu sõditakse mürgitusega. Kui keegi saab mürgituse, siis sa ei jäta teda kogu maailma hooleks, vaid sa ravid ta terveks, kui ta on sulle vajalik. Ja Eestis on iga inimene on arvel, me ei saa lubada seda, et keegi lihtsalt nii-öelda otsustab, et hakkan homoks. Sest see ei ole niisama valik, vaid sellega kaasneb see, et temal ei ole järeltulijaid, ja ta tervis on, kui tegemist on mehega eriti, siis ta tervis on elu lõpupoole on läbi. Kas tal on pärasool on rikutud, teised peavad selle kõik kinni maksma. Ja vaat see ei ole selline nagu järeltulijateta olek, et kellelgi on tõesti kaasasündinud mingi terviserikke, ta ei saa lapsi, vaid see on teadlik valik ja seda ei tohi võimendada. Eriti veel mitte Eesti riigis, kus rahvastik niigi väheneb ja kus eestlasi samuti väheneb. Meie ei saa head inimest mängida oma tuleviku arvel. Kui praegu räägitakse, et vaadake, kui vähe meil on inimesi, need on need põlvkonnad, kus sündis väga vähe lapsi. Aga kui see homondus muutub moeks, kui seda hakatakse õigustama, siis ütleme 20 aasta pärast on veel vähem lapsi, 40 aasta pärast on veel vähem. Aga loodus ei salli tühja kohta. Seda on öelnud ka muide Andres Saukas, et siis tulevad idaslaavlased, siis tulevad lõunamaalased Eestisse, ruumi siin on, sest Eesti rahvastiku tihedus on üks madalamaid maailmas üldse. Nii et Assoja lõpetuseks veel selline asi, et kui omal ajal võeti oma soo iharus haiguste nimekirjast maha, siis seda tehti mitte teaduslikel põhjendustel, vaid ideoloogilistel kaalutlustel. Ja näiteks minu sõpruskonda kuulub ka Eesti üks tuntumaid psühhiaatreid Ilmar Soomere. Tema mulle rääkis omal ajal, et kui ta näiteks võttis sõjaväekomisjonis vastu noori, kes pidid sõjaväkke minema, ta pidi kontrollima, et kas nad on terved või ei ole terved, kas nad on sõjaväekõlblikud või ei ole. Ja siis talle tema ülemus andis korralduse, et vaata, et sa ei tohi öelda seda, et oma soo iharus on haigus. Sa pead ütlema, et see on sobiv, nagu tänapäeval öeldakse, et on okei. Aga Ilmar ei olnud sellega nõus ja kuna ta on Eesti üks paremaid psühhiaatreid üldse, siis teda nagu päeva pealt minema ei saanud lüüa, aga siis tehti niimoodi, et talle lihtsalt ei antud neid tööotsi enam. Öeldi, et et sa oled pensionär, sa ole pensionil puhka ja nii oligi, niimoodi survestati. Praeguseks kõik. Maarjas, sinu kommentaar veel? Ja, täiesti nõustun Tõnuga selles suhtes, et see, mis ma tahan veel öelda, et miks mul ei ole homode vastu midagi, aga mul on selle vastu on, et ta on toodud poliitikasse. Seksuaalsus on ära politiseeritud ja see on taotluslik ja see on täielik ikaldus. Ja mis ma veel tahtsin öelda, kui ajaloost teame ju seda, et kui vallutati riike ja võeti vange, siis minu teada tehti neil ka anaalne noomitus, see käis nagu asja juurde, aga tänapäeval siis nii-öelda see ei ole enam karistusmeede, vaid siin peavad kõik veel nautima ka seda kriisioludes, et Haidi, aitäh. Ja, aitäh Maarja, aitäh Tõnu. Selles osas tore, et siin erinevad seisukohad said lõpuks ka teatud ühisosa just, et selline survestamine on vale ja loomulikult me peame arvestama, et ega siin ju enne miskit ei hakkagi muutuma, kui inimesed ise aru ei saa, et vabatahtlikkusest survemeetodite peale üleminek on tegelikult suur viga. Aga nüüd me lähme saatega edasi ja lähme natuke tempokamalt. Nüüd siis räägime tehisintellektist. Tehisintellektist me oleme rääkinud ka oma varasemates saadetes, aga lõppenud kuu jooksul on tulnud mõningad faktid välja ja kõige šokeerivam meist. Saksamaal, kuna tehisintellekt võtab ennast üha rohkem kinnitada, jääb päevas tööst ilma 10 000 inimest. See on päris suur number ja kui me võtame 365 päeva, siis 3,65 miljonit inimest. See paneb ikka küsima, et milline on siis ülejäänud maailma saatus.
aga samal ajal, kuna meil praegu käib ju veel see Iraani-USA konflikt, siis juba on tõsiseid märke ka, et tehisintellektil pole piisavalt toitaineid, muuhulgas heeliumit. Nii et see takistab teatud mõttes superandmekeskuste rajamist, mis omakorda sõltub veel teadupärast ka maailmas leiduvast põhjaveevarast. Ja küsimus tekib ju siit, et aga milleks me siis neid kasutame, kui meil lõpuks see hakkab pärssima inimeste eluolu. Ja nüüd me küsimegi siin ringis, et mida rohkem karta, tehisintellekti tehtavat kaost läbi töötuse kiire plahvatusliku tõusu või hoopis peaksime mõtlema, et energiavarude nappus päästab meid näljasurmast ja sunnib ise tegutsema. Ja sellel teemal maksimaalselt saab lõpus ühe vastussõna vajadusel Tõnu, aga annakski talle esimesena sõna. Minu meelest see hirm on ülepaisutatud. Vastab muidugi tõele, et sellise ettekäändega, et kasutatakse tehisintellekti, tõesti inimesi vallandatakse, aga minu kogemus näitab seda, et see tehisintellekt, keda meile reklaamitakse, tema arengutase on päris madal. On see ChatGPT või veel keegi, no päris madal on, nii et haritud inimese vastu ta ei saa. Ja siis tekib küsimus, et mis tasemega on see tehisintellekt, kelle tõttu siis Saksamaal nii palju inimesi vallandatakse. Ma tahaks kõigepealt seda taset näha. Ja teine asi on see, et võib-olla see on ettekääne, et siis inimesed ei pea nagu ennast arendama. Ja võib-olla läänes ongi palju massi inimesi, nad on juhmid, samas jah, nad ei saa hakkama. Aga samas võib olla ka selline olukord, et inimene on küll ühiskondlik poliitiliselt on juhm, aga ta on näiteks väga hea oskustööline. Ja kui sa sellise inimese asendad mingi kahtlase väärtusega tehisaruga, siis ega see ei anna nagu suurt kasu. Algul võib-olla annab jah, et sa ei pea inimesele kulutusi tegema. Aga kui näiteks see tehisaru, ta teeb mingid lollusi, no kelle sa vastutusele võtad? Meil on jah selliseid näiteid olnud, ka suurtes maailmakuulsates firmades, kus võetakse kõigepealt IT-mehed tööle, kes teevad tehisaru välja ja pärast nad vallandatakse, kuna see tehisaru võtab nagu nende töö ära. Aga meil ei ole räägitud sellest, et kui see tehisaru jõuab omadega puntrasse, ta ei tule sealt välja. Ja siis tuleb jälle inimene appi kutsuda, nii nagu on selliseid ulmejutte. Kunagi ilmus 70ndate keskpaikus niisugune ulmekogumik Lilled Algernonile. Ja seal on juttu sellest, kuidas masinad nagu võtavad võimu üle inimestelt, aga pärast selgub, nad ei tule toime. Ja siis nad hakkavad ise otsima inimest, kellel leidub mõistust, et asi korda panna. Ja nad on väga rahul, kui nad leiavad selle inimese, kelle mõistusest on abi, et asi korda panna. Aga see heeliumi argument on päris hea. See näitab siiski, et teatud mõttes see on nagu bürokraatlik venitamisvõimalus, see tuleb ära kasutada. Ja pole halba ilma heata, nii et see Hormusi väinas toimub, see on ikkagi kasulik, tuleb välja. Et hea, et sa selle heeliumi argumendi mängu tõid, Mihkel, vaata paljud ei tea selliseid asju. Ja paljud lihtsalt hädaldavad tehisaru üle, mõned jälle on vasika vaimustuses. Nii et seda teemat tuleb jälgida ja eriti huvitav on, kui jälgida selliseid uudiseid, kus tehisaru on väljunud kontrolli alt. Ja hiljuti oli selline uudis, kus minu meelest see oli aprillikuus, 2026. aasta aprillikuus, kus üks kaitseettevõttes minu meelest teada, tehisaru väljus kontrolli alt, hakkas ise seal toimetama. Nii et ükskõik osavad IT-mehed pannakse tema ohjeldamiseks, ta kavaldab need üle. Nii et see tehisaru on nagu kahe teraga mõõk. Sellega tuleb arvestada. Nii et vasika vaimustusse ei maksaks sellest minna. Tema praegune põhiülesanne on see, et ta suudab teha lühikese ajaga ära väga mahukat tööd. Aga mingisugust nagu vaimset tipptaset temalt oodata on täiesti nagu alusetu. Selline on minu vastus. Suur tänu sulle, Tõnu. Mis veel puudutab et kes Eesti Eest portaali loevad, siis võite panna otsingusse sõna heelium ja sellele ohule, mis tehisaru puudutab, selle on isegi viidanud Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, kes on teadupärast tippvabamüürlane. Aga tehisintellektist veel selline asi, et
tehisintellektil on tehtud ka selline programm, mis suudaks inimese pangakontot massiliselt külmutada. Praegu aga see programm on lukus, aga kui kauaks, seda ei tea vist keegi. Et igal kui see valla pääseb, siis see laastab kogu maailma. Et need asjad on juba tegelikult meil prototüüpidena valmis tehtud. Jätkame ka saadet ja Andres. Tehisintellekt. Lähme nüüd aastaste 1936. Peaaegu 100 aastat tagasi soovitan vaadata filmi Modern Times Charlie Chapliniga peaosas. Ehk öeldakse modernne aeg, kirjutage sisse, tehisintellekti YouTube'is on näha tummfilm ja vahepeal. Ja see tehti selle põhimõttega, et kardeti, et robotid, nõnda nimetatud robota tuli sesse robot, see sõna, et võtavad inimeste töö ära. Ja seal ikka saate paras jupp naerda, et kuidas ta mutreid ja poldid ja remonditakse, siis topitakse suhu tolle polte mutreid ja ta jookseb sealt ära ja jääb kinni need samad suured pikad konveiersüsteemid. Ja nüüd me oleme 100 aastat edasi läinud, juba kardame seda AI-d ja siia sinna. Aga AI on samase põhimõttega nagu see sama tööstuse nagu ületootmine või tegemine, kui ta läheb ära, teda on vaja ju remontida. Ta ise ei ole suuteline. Proovige, võtame selle lihtsalt, millega naerdi, autol on vaja rehvi vahetada või kummi. Kes see vahetab? See samane auto ise, eks ju. Või siis arvutil põles mingi emaplaat või ventilaator ära või sisse või server suur mingisugune andmepank, kus on vaja jahutada. Kes teda vahetab? Tuleb teine, koperdab seal ja kukub ümber ja vahetab. Ja vot see on, et teda on võimalik eemalt nagu juhtida, sättida. Ja aga see tuleb välja. Nii et unustage see kartus ära, et ta võtab töö ära. Ja see on jällegi nüüd tänapäeva see samane Hormuzi väina lugu, see samane sõjaväi lugu, see rohepöörde lõpp on vaja, sest vaadake seda kraami on. Tellige ükskõik mida tahate, Temu või Kaup 24, te saate ruttu kätte, meil läks nüüd Eesti Post oli olemas, see pandi kinni, nii et meil ei ole vaja neid jõulukaarte, vanainimesed ootasid, Omniva müüdi ära, kõik müüakse ära, aga mis see tähendab, pankrotid on igal pool tulekul ja pankrotil on selline asi, et ta on nagu haiguskolle, viiruskolle, tulevad õiged mehed, hakkavad seda tööd jälle jätkama. Ja mina praegult ise mõtlen, et näiteks kui see piisaks ühest tehisintellektist sinna, teine ka õiendaks vastu, terve see Toompea võiks koju jääda ja tuleks asjast välja vabalt. Ja siis igaüks vaatab sinna, on seal kedagi või kui on hääletamine, see kõik on, neid ei ole vaja seal käia ju. Ja kui käia ei ole vaja, jäävad igasugused kuluhüvitised ära. Arvuti selle heli ja summa nagu on olemas ja valmis, kõik. Ja siis näete, keda tõesti on vaja ja keda ei ole. Ja ma mäletan, kui olin Lihula omavalitsuses seal tööl majandusnõunik ja talongide alusel saime masuuti katlamajja, siis oli mul tükk tegemist seda masuuti saada ja talongid kätte saada, siis ma käisin tänapäevases selles, mis ta on see ministeerium, see hüperministeerium, siis üks mees, kes seal oli, see teadis kõike, nii nagu arvuti, et sinna saatsime ära, sinna panime, ta oli osakonna juhataja ja ei ole vaja neid ametnikke nii palju. Ja tehaksegi praegu selektsioon. Lollidest ei saa lahti, sellepärast iga loll leiab põhjenduse. Mina olen ka loll, ma ei tea kõiki, aga ma ei oska niimoodi öelda, et ma võin arst olla. Seda saate teada, kui te vaatate näiteks seda Nõmme raadio neljapäeval, seal on kõige targem mees neljapäeviti esineb ja ta on arst ka ainukene seal.
no vot, mina sedasi ei oska ja enamus siin, ma usun, teie, kes siin olete arvamusi esitate, teil on arvamus, ootate arvamuse ära, vastuarvamuse. Ja ma arvan, et tead sellist asja, kui praegult meie saadet siin vaatab ka tehisintellekt, ta on umbes, ta istub juba nurgas ja nutab seal omaette, väriseb ja taub oma metallist pead vastu seina kolaki ja siis, kui keegi tuleb, ütleb, et kuule, mul on vastulause, siis ta ärkab üles, tal on kui hea meel ja siis ootab, mille inimesed kakleksid, aga nendest tuleb olla nii vastast ära, sest see Lagrani oma siin tuleb või see tema jutt veel, seda ma nagu kirja nägin, seal ju ütleb, et me ei tea, võib-olla sõpradest tulevad vaenlased, võib-olla sõpradest tulevad või vaenlastest sõbrad, aga vana sõna oli, inimene ise valib endale sõbra, ise võtab endale vaenlase ja neid on võimalik valida ise. Sõber võib valida uuesti vaenlaseks, vaenlane sõbraks. Noh, võtame idanaabri ära, praegult kõik need jutud on olemas, isegi ma kuulsin seda, et need trassid, mida ma olen rääkinud, meie gaasitrassid, pidid olema terved. Ja nüüd hakkab tulema välja, et miks see rõhk on, eks sellest saame ka teada, miks seal rõhk sees on. See jooksis nii kõmm läbi, kui kuuled inimese jutu, mitte AI jutu, aga kui on AI ette kirjutanud pikad, siis ei saa midagi aru. Nii. Ja teine asi, kõnnivad selle Nord Stream 2 juures, see läheb varsti käima, ootamatult ja paljud on küsinud ka, nüüd on tulekul või kuidas selle saate aeg on, see 9. mai ja seal need mai saadetes ta kostub, aga need on ju ammu paika pandud ja vaieldud, kui üks meessõber ütleb, et sellel päeval on, siis sellel päeval on. Ja need, kes vastasleeris on, need ikka kauplevad, et teeks ühe päeva varem ja hakkaks viina panema ja teine ütleb, ei, paneme 2 päeva hiljem, mul on seal ämma sünnipäev ja võt niimoodi see elu käib. Ja vaata AI, seda ei saa segada, nii et inimesed unustage see AI kartus ära ja kirjutage üles, kui vaadake see Modern Times 1936 YouTube'is ära, siis naerdate. See oli nendel selline Charlie Chaplini tehtud lugu, kui tal ta seal möllab ja meil on praegu sama ja varsti tehakse ka selline huumorifilm vastu, sest meid tahetakse mida? Hirmuga hoida, et värikseksime, muutuksime lodipüksiks, tuleb see samane, ütleb see, ütleme, inimõiguse õppeaine ei ole, aga ma ütlen teile vastuse ka, kui see õppeaine läheb ikka jõuga läbi, arvake ära, siis ikka kõik ei ole lodipüksid, on olemas kõvad naisterahvad, kes läheb, tuuseldab natukene koolis seal neid nõndanimetatud õppelajuhatajaid, on ka mehed, kes ootavad õhtuti ja arvestage seda ja soovitan ka nendele, kes seda propageerivad, natukene hoogu maha võtta, sest kui te värskelt ütlesite, siis te jääte värskelt meelde, sest inimese see mälu on, nagu öeldakse, augi mälu, aga aug mäletab ka natukene, nii et see on väike selline õppepool, nii et kuna pedagoogina on, siis loodan, et kuulevad ka seal Kristiina Kallased ja teised Kallased ja Kaldad ja kes seal kõik on. Nii et minu poolt kõik. Ja suur tänu sulle, Andres. Kindlasti on oluline siin, et see, mis eelmise sajandi 30-ndatel meile näidati, et mingid osad on sealt tänaseks päevaks, ütleme, reaalselt ka meil nagu näha ja samas nagu hästi öeldud, me ei peaks nagu tehisintellekti kartma, et me peaksime kohe kõigest nagu loobuma, et pigem peame just endast nagu sellist sitkust ja selgroogu kasvatama, et ise olla tehisintellektist tugevam, mitte andma kõik õigused tehisintellektile. Ja loomulikult me ei saa siin jätta tähelepanuta, et kui me räägime siin tehisintellektist, mis justkui töötaks nagu meie heaks ja meie kasuks, siis teame, et see tingimata pole nii ja üks väga oluline punkt enne, kui ma annan Maarjale sõna, ka seda salvestust juba jälgib Zoomis tehisintellekt, nii et meie näojooned on juba kusagil andmebaasis ilusti kõik olemas. Aga lähme edasi ja Maarja, sinu kiire kommentaar. Ja aitäh. No
siin tänase saate jooksul suutsin ilusti ära tõestada selle, et ChatGPT on ikka loll küll. Selles suhtes, et Tõnu Kalergi teema ma panin sisse ja ChatGPT ütles, et ei, et Kalergi totaalset inimest ei teinud. Totaalne riik, totaalne inimene, et selle tegi hoopis Mihkel Kunnus ja kirjutasin, oled sa ikka kindel? Jaa, kindel. Ja siis, aga Vikipeedia näitab, et ikkagi kirjutas Kalergi selle. Ja kui ma nüüd selle samuse Vikipeedia lingi sinna ChatGPT-le panin, siis oi jaa, ei, sul on õigus, ikka Kalergi kirjutas. Nii, aga oleks ma nüüd siin selle samusele saatele teinud niimoodi, et ma Tõnult ei oleks küsinud, oleks paranduse pannud, et Tõnu nagu oleks eksinud, vaata, sest mina oleks usaldanud ChatGPT-d, siis oleks mina ämbrisse astunud, Tõnu lolliks teinud, ainult kes teavad, siis need arvavad, ei see Maarja on ikka täitsa loll või see saate tegija on täitsa loll, et vaati palju segadust ja mina ei kujuta nüüd ette, kui koolides hakatakse nii-öelda, no juba praegu ju on see, et valitsus tahab, et ChatGPT hakkab siin asju otsustama, siis see on ju täielik hullumaja, mis hakkab toimuma, see on ju idiootsust hakatakse tolereerima. Et jah, minu poolt kõik, aitäh. Ja suur tänu sulle, Maarja. Ja ütleks selle teema lõpetuseks veel mõned asjad. Nimelt, mis puudutab tehisintellekti, siis see ChatGPT, nüüd kõik need kõik need vestlused, mis sa oled kirja pannud, need jäävad automaatselt salvestatuks. Nii et kui sa oled juba midagi kirja pannud, kas või oma kodus aadressi, siis andmebaas leiab selle üles ja mõni robot tuleb ja äsab sulle ära sõna otseses mõttes. Aga lohutuseks võin ma öelda, et järgmise paari aasta jooksul veel tehisintellekt täielikult inimeste üle kontrolli ei saavuta, küll jah, võidakse terve hulk inimesi lahti lasta, aga igal juhul see ei ole kindlasti kergete killast meile kõigile ja üks väike võimalus eksisteerib, mida ma ühe video pealt olen vaadanud, et hiljemalt ka aasta pärast hakkavad laste selle õiguse eest, et nad saaksid töötada, üldse elada, võitlema emad ja kujutate ette, et emad on sellised üsna vaoshoitud, aga tundub, et ka neil hakkab hiljemalt paari aasta pärast tulema piir ette, et siis nad võitlevad kõikide vahenditega, et selle tehisintellekti eemale saada võimalikult kaugele või mis iganes. Aga Tõnul siis hästi kiire vastulause. Eksi arusaam tehisintellekti ülivõimsusest tekkis siis, kui minu meelest oli 1997. aastal vist jah, kui maailmameister Garri Kasparov kaotas maleprogrammile Deep Blue. Ainult, et ei arvestatud sellega, et inimese seisund, tähendab inimese sooritusvõime oleneb tema hingeseisundist, vaimuseisundist, ka ütleme keha biokeemilisest seisundist. Võimalik, et Kasparov oli vähe maganud või tal oli mingi mure, oli hirm ja kõik see mõjutab tema sooritust. Ja meil tekkis nagu selline pettekujutus, et oi, et nüüd ongi nagu malemasin on inimesest parem ja see peabki nii jääma. Ja pärast, kui Kasparov tegi uue matši teise tehisintellektiga, ta oli juba puhanud ja ta võitis, tegi sellele suhkamit, nagu sportlaste keeles öeldakse. Aga seda enam keegi ei propageerinud. Kõigil on meeles see, kuidas ta kaotas matši maleprogrammile Deep Blue. Aga maleprogrammil teatavasti ei ole tundeid. Ta ei väsi niisama lihtsalt, no võib-olla siis, kui ta heeliumi ei saa, eks ole. Aga ta ei väsi, ta ei närvitse ja ta ei higista, eks ole, ta ei külmeta, tal ei ole palavikku ja tähendab, sellised asjad ei mõjuta teda. Ja kui me tahame saada nagu ülevaadet inimaju tegelikest võimetest, siis tuleb tehisintellektile vastu panna täiesti puhanud, täiesti tippvormis inimene. Vaat siis alles näeme, kes keda. Ma ütlen juba ette, et kuna minu huvialade hulka kuulub või erialade hulka kuulub ka terviseajakirjanik, ma olen aju kohta üsna palju uurinud. Ja sealt tuleb välja, et mida aeg edasi, seda rohkem selgub, et inimese aju toimib nagu kvantarvuti, kui ta on töökorras. Tal on see sarnane joon kvantarvutiga, et ta on väga nagu õrn. Teda mingisugused asjad võivad riivist välja viia, aga kui ta on tippvormis, siis ta on ületamatu. Nii et
ma olen täiesti kindel, et inimaju saab tehisintellektile vastu tingimusel, et inimene on terve. Nii palju siis repliigiks. Aitäh. Ja aitäh sulle, Tõnu. Kindlasti jah, inimesed peavad oma mõistuse kokku võtma ja suutma kas või telefonist võimalikult kaugele eemal hoidma. Aga nüüd siis lähme viimase teema juurde. Kindlasti Tõnul on selles oma sõna öelda ja ka teistel mõned kommentaarid. Jutt siis nüüd lõppenud Ungari valimistest, mis oli kindlasti paljude meie jaoks ootamatu. Ja enne kui sellest räägime, mainin veel siia korra ära, et Rumeenia valitsus astus tagasi, see nüüd jäi üsna hiljutisse aega, aga mis sealt edasi saab, seda me alles näeme maikuu jooksul. Et nüüd siis kokkuvõte. Pärast kõigi valimisjaoskondade loendamist kindlustest Tissa partei 199 kohalises rahvusassamblees lausa 141 kohta 53,2% häältega. Põhjuseks siis see, et enamus valimisringkondi on ühemandaadilised, ainult suuremates linnades on neid mandaate rohkem. Ja see oli siis piisav 2/3 superenamuse saamiseks, mis võimaldaks neil põhiseadust muuta ilma teiste parteide toetuseta. Kui valitsuse tavapärase tegevuse läbiviimiseks on vaja 100 kohta, siis põhiseaduse muutuseks on vaja 133 kohta. See on reegel, mis sätestati Orbani valitsuse 2011. aasta põhiseadusega. Rahvusassamblee kontrollitud protsendi osas on see suurim mandaat, mille Ungari partei on kunagi vabadel valimistel võitnud. Fideszi kohtade arv vähenes enam kui poole võrra, langedes 52 kohale 38,6% häältega. Ja meie kodumaa liikumine oli ainus teine partei, mis prognoositi ületavat parlamendiliikmete esindatuse 5% künnise. Nad kindlustasid 6 kohta, mis on sama palju kui eelmisel korral, kui nad selle said. Siis nüüd Magyari võimule saamine, salvestus on 9. mail ja juhtumisi täna ta astus ka ametisse. Et kuidas suhtuda sellesse ja mis saab Ungarist, kus ootamatult toetati hoopis niimetatud euromeelsust, ehk siis Euroopa meelsust. Ja teadupärast selle Magyari juhitava partei toetajateks on suuresti liberaalsed ärimehed ja ka vasakpoolsed tegelased, et need, kes sinna parlamenti said, on ju suuresti tundmatud kujud rahvale. Aga annakski nüüd sõna Ungari spetsialistile Tõnule. Kõigepealt täpsustus, et õige hääldus on Magyar, sest perekonna nimi Magyar tähendab tõlkes ungarlane ja nagu me teame, Eesti sõna ungarlane sünonüüm ongi Magyar. Nii et tegemist on nagu Peeter ungarlasega. See selleks. Aga mis puudutab seda, et Ungari spetsialist, siis ma ütlen, et selles küsimuses Andres Saukas oli minust targem. Mina näiteks olin pärast valimisi 2-3 päeva, ma olin endast väljas, ma olin rööpast väljas, ma ei saanud aru, mis juhtub. Sest minu kogemus ja ütleme minu andmed, kõik ütlesid, et Fidesz oleks pidanud võitma. Tõsi, väiksema vahega, kui ta eelmine kord võitis, aga siiski oleks pidanud võitma. Ja see ei olnud ainult minu arvamus, vaid ka välismaa asjatundjad, kes käisid olukorda uurimas, analüüsisid, ütlesid, jah, Fidesz peaks võitma, aga läks teisiti. Ja siis Andres oli esimene, kes mulle ütles, et tegemist võib olla male käiguga, ehk nagu Andres armastab öelda, hot kanjom vene keeles, mis tähendab ratsukäik. Ja Andres seletas mulle tookord ära, et mõte on selles, et panna ajutiselt pukki selline poiss, kes toob ära Euroopa Komisjoni käest 35 miljardit. Andres ei teadnud palju see summa on, ta ütles, et see raha, mis on nagu Euroopa Komisjoni on kinni hoidnud Ungari jaoks, kuna ei sallinud Viktor Orbani ega tolle erakonda Fidesz. Ja siis ma algul mõtlesin, et Andres äkki, ta ei jaga matsu, et ta lihtsalt oma tehnokraadi loogikat kasutab nagu valesti. Aga siis tulid uudised järjest, et tõepoolest ongi niimoodi. Tähendab, Peeter Magyari avaldused olid sellised, et ei saanudki aru, et kas nagu Tissa võitis või võitis Fidesz, eks ole. Ukraina küsimuses on väga sarnased seisukohad tal ja ka ta Venemaalt edaspidigi kavatseb osta naftat ja gaasi. Ja vaatasin, Eestis kõige rohkem muidugi kajastas selliseid Peeter Magyari üllatavaid avaldusi interneti väljaanne eestinen.fi, aga neid tuli sealt mujaltki. Ja siis ma sain aru, et Andresel on õigus. Eesmärk oli panna pukki selline valitsus, kes oleks Euroopa Komisjoni meele järgi, keda Euroopa Komisjon või teised ultraglobalistid oleks eelnevalt oma rahaga toetanud.
ja siis hoida seda valitsust senikaua, kui ta on raha kätte saanud ja siis välja vahetada. Ja seda arvamust kinnistas veelgi asjaolu, et Viktor Orbán, ta loobus oma saadiku kohast uues parlamendis ja ta ütles, et ma hakkan nagu mööda maad ringi käima ja hakkan Ungari rahvuslasi ühendama, hakkan seda rahvuslikku leeri nagu lepitama. No mõte on selge, sest vigadest tehti oma järeldused ja tahetakse nüüd tulla tagasi uue ja võimsamana. Ja minu hinnang on selline, et see praegune valitsus, ta on umbes nagu see Egiptuses oli Mursi valitsus, siis kui Araabia kevade käigus pandi ajutiselt Egiptuses pukki moslemi vennad ehk moslemi vennaskond, kuidas keegi seda korraldab või tõlgib. Aga see oli ajutine nähtus, sest nad keerasid vindi üle ja nad võeti maha. Kusjuures need samad ringkonnad võtsid Mursi valitsuse maha, kes olid ta pukki pannud, sest said aru, et ta keerab seal sellise jama kokku, et siga ka ei söö. Ma pakun, et Peeter Madjari valitsuse puhul läheb natukene teistmoodi. Võimalik jah, et ka nemad keeravad vindi üle. Aga minu hinnangul tundub, et tegemist oli nagu, kui nii võib öelda, Fideszi ja tema välismaiste liitlaste vandenõuga heas mõttes. Kui juba alguses 2024. aastal loodi kuvand Peeter Madjarist, kui ütleme Viktor Orbáni kõige karmimast kriitikust. Kui tasub meenutada, et Peeter Madjar on ka olnud varem Fideszis liige ja ta on päris kõrgel kohal olnud. Tema abikaasa oli muide endine Ungari justiitsminister Judith Varga, kes pärast sai parlamendi liikmeks. Ja tähendab, tal on, kõik on tuttavad, ta on Viktor Orbániga sina peal, ta tunneb kõiki Fideszi võtmekujusid. Aga ma tõsimeel ei näinud seda ette, et seda operatsiooni hakatakse valmistama ette juba niivõrd palju varem. Ja mis samuti tekitas kahtlusi minus oli see, et huvitav, kuidas need Viktor Orbáni liitlased nii leigelt sellesse suhtusid. Ja ütled, mis ikka, et võtame valijat soovi nagu teadmiseks ja tegutseme edasi ja USA, Venemaa, Hiina, Iisrael, kõik Viktor Orbáni aegse Ungari suured liitlased, need korraga nagu leppisid. Ja tähendab, siin midagi ei klapi, ma ütlen täiesti selle, et midagi ei klapi. Ja ainukene seletus ongi see, mida Andres välja pakkus, et tegemist oli operatsiooniga või malekäiguga. Nii et ma leian, et pole põhjust olla pahane, et niimoodi läks, vaid tegemist on läbimõeldud kombinatsiooniga ja see aeg, kui Peeter Madjar on seal peaminister Ungaris, tema saab need põhinätsud endale ja samal ajal Viktor Orbán koos teiste oma abilistega saab rahvuslikku nagu leeri korralikult üles ehitada. Sest ma ütlen, et praegu see ei ole nagu enesest mõistetav, kuna näiteks samuti parlamendis oma kohad säilitanud erakond Meie Isamaa, ungari keeles Mi Hazank, kelle esimest ma muide isiklikult tunnen üle 20 aasta. Tema on siiski, ta on teatud küsimustes Fideszi suhtes väga kriitiline ja ma pakun, et Viktor Orbáni ülesanne ongi leida viis, kuidas lepitada Meie Isamaa Fidesziga. See on nagu põhiline, mis lõhestab Ungari rahvuslasi, mis on siiani takistanud koostööd neil tegemast. Mul on ka endal Ungaris selliseid sõpru, kes on Tissa pooldajad ja siis ma olen neile öelnud, et jah, ma usun täiesti, mis te räägite Fideszi korruptsiooni kohta. Ma ei eita seda, aga kui te olete Fideszi suhtes kriitilised, hääletage ometi Meie Isamaa poolt. Sest Tissal, kus on üsna palju endisi Fideszi liikmeid, on korralik korruptsioonitaak on olemas. Võib-olla jah, veidi väiksem kui Fideszil, aga siiski on olemas. Samas kui näiteks Meie Isamaa ehk ungari keelest Mi Hazank, tema on Ungari mõistes täiesti puhas poiss, ilma juttu märkideta puhas kui prillikivi, korruptsioonivaba. Siis oleks võinud ju selle erakonna poolt hääletada, aga ei tahetud. Nii et mida selle kohta öelda, kui üks asi veel, et kui Euroopas on plaanis taastada Austria-Ungari ja see on Vatikani üks nagu olulisemaid plaane ja suunitlusi, siis paratamatult läheb Viktor Orbáni seal vaja, sest ka osalt Ungari analüütikute hinnangul tema näol on tegemist Vatikani nagu käila kujuga või käepikendusega, kui nii võib öelda, kes on osanud suurepäraselt läbi saada ka Venemaa ja Hiina ja
praeguse USA juhtkonnaga. Nii et kui Euroopas toimuvad suured geopoliitilised muudatused, siis on üsna tõenäoline, et Viktor Orbán koos oma abimeestega tuleb uuesti mängu. Mitte pikaks ajaks ilmselt, sest eks temagi on väsinud poliitikas olemisest, ta on juba 40 aastat poliitikas, ikka inimene väsib ka. Aga ta tuleb selleks ajaks, et asjad panna õigetele rööbastele. Ja mida päris lõpetuseks öelda, me peame mõtlema, mis ootab Ukrainat, eriti Taga-Karpaatiat. Kui Ukraina sõda saab läbi, siis tuleb korraldada niimoodi Taga-Karpaatia olukord, et seal ei puhkeks partisani sõda, põliselanike partisani sõda, ütleme Kiievi režiimi vastu. Ja siis on jälle vaja, et Ungari ütleks oma autoriteetse sõna. Ja kõige lõpetuseks, mis mind hämmastus, oli see, et kui olid Ungaris valimised ära toimunud, siis korraga Poola konservatiivid hakkasid Viktor Orbáni ja Fidesit süüdistama. Nad ütlesid jah, et ega nad ei olnudki nagu õiged mehed, nendega oli rohkem probleeme, oli rohkem tüli kui nagu head kogemust. Ja vaata, see jättis mulle väga ebameeldiva mulje. See tähendab, et tegemist on täiesti silmakirjalike tegelastega. Kui Orbán oli pukis, siis mängiti tema sõpra, aga kui ta valiti maha, siis öeldi, et ta oligi paha, eks ole, hea, et ta maha võeti. See ei jätta nagu ilusat muljet, meeldivat muljet. Praeguseks nagu kõik. Kui tahad, küsi pärast juurde. Ja, hästi. Aitäh, Tõnu, et sa andsid hästi pika tagasivaate selle, mis Ungaris toimus. Ja loomulikult on ju selge, et see, mis nüüd on saamas, et Magyari valitsus, et mõneks ajaks arvatakse, et on tulemas teistmoodi ajastu, et Orbán astus nüüd tagasi. Aga millega see tipneb, see on omad küsimus kindlasti ja ärme unusta ära, et esimese rõõmustas ju selle võidule enne kõike ka Alex Soros, George Sorose poeg. Nii et siin on väga huvitav asi juures. Aga nüüd lähme siit edasi ja mõned mõtted siis ka Andreselt. Nii, aga nüüd ma ütleks mitte hotkanjam, vaid vangerdus. Ja saab ju võtta ette sellise variandi mõtlemiseks, kui oli nüüd 9. mai tulekul või tuli ja valiti teine mees ära ja teine mees tuli koha pealt ära ja ta oli Putini sõber. Miks ta siis ei sõitnud Moskvasse pidustustele? Et kõik on näha, et asi on nii ära läbinähtav, et mitte tekitada pahandust sellele esimesele hotkanjom ehk selle Madjari teole. Ja hoidiski kõrvale. Fitšo oli ju Moskvas olemas. Nii, vaat see ongi see küsimus. Ta hoiab nüüd taha peitu lihtsalt, mitte peitu, vaid ei lase lollustel edasi areneda. Süsteem töötab. Malelaud liigub, töötab. Ja rohkem ma ei ütle midagi. Tõnul oli kõik kogu põhjendus paigas. Ja ka nüüd ongi küsige enda käes, kui oleks vastane olnud, siis oleks sõitnud oma lennukiga või hobustega läinud või ükskõik Moskvasse võiduparaadile, sest see oli teise maailmasõja lõpp Venemaal. Mida nimetatakse meil Euroopa päevaks või ma ei tea, milles Euroopa päev tuli ja nii edasi, nii edasi. Aga ta on praegu rahulikult puhkab, laseb leiba luusse, nii nagu peale sauna või peale kõvat tööpäeva, las noorem poiss töötab ja ta teab, mis see teeb. Ta üldse ei tõmble. Nii, minu poolt kõik. Ja, aitäh sulle, Andres. Jah, siin tehakse mulle teatud mõttes etteid, põhjusega muidugi. Madjar on siis see härra, kes nüüd on valitsusjuht Ungaris, aga pangem tähele, Fitso läks ju nüüd 9. mail sinna Moskvasse, aga ta ei läinud niivõrd paraadile, küll aga läks tundmatut sõdurit mälestama, et siiski, nagu me praegu tagantjärgi võttes meenutame, et mingisuguseid Ukraina provokatsioone seal aset ei leidnud, küll aga nagu me teame, siis Fitso ei saanud ju Balti riikide kaudu sinna lennata, nii et ta pidi alternatiivset trajektoori kasutama sarnaselt eelmise aastaga. Nii palju sellest ja nüüd lõpusõnad, Maarja. Aitäh! No selles suhtes, et ma olen siin kõva podcastide vaataja ja ütleme, ma nädalas vaatan neid podcast'e kuskil 16 tundi
ja mul jäi silma Reitelmanni ja Martin Helme podcast koheselt peale siis Ungari valimisi ja Reitelmann olevat seal olnud ka valimisvaatleja ja vaat siin mul nüüd jälle EKRE-kad jälle ütled, näed, hakkab jälle siin EKRE-t tümitama. Ei, ma ei hakka EKRE-t tümitama, aga siin ongi sihuke teema, et kuidas, et nemad arutasid ja kuidas nemad siis seal podcastis selle samuse aruteluni ei jõudnud, milleni meie siin juba teist saadet oleme jõudnud, et sihuke vangerdus tehti. Et selles suhtes ongi kummaline, et kuna nemad olid suured liitlased nii-öelda Viktor Orbaniga, siis miks neid ei valgustatud just siuksest vangerdusest, kui USA ja kõik on ilmselgelt ju teadlikud sellest ja ka Venemaa sellest vangerdusest, siis meid jäeti ilma sellest teadlikkusest, õigemini EKRE saadikuid, isegi kui nad olid ju vaatlejana seal koha peal ja nad ise esitlevad ka ennast kui kõvad Viktor Orbani fännid ja sõbrad nad on, et millegipärast on nad infosulus või ma ei tea. Tõnu, kuidas sa seda ise kommenteerid? Ja Tõnu, annan sulle. No vaat, minu hinnangul EKRE Ungari eksperdid on oma asjatundlikkuselt samal tasemel kui Eesti Ukraina eksperdid, Rainer Saks ja teised. Ma tahan viisakaks jääda, sellepärast ma rohkem selle kohta midagi ütlen, ma arvan, et mu sõnum on arusaadav. Aga mis ma soovisin veel lisada, on paar asja. Esiteks, paar-kolm päeva enne valimisi käis ju Budapestis USA president Vance ja ta ei käinud lihtsalt niisama seal toetamas, vaid ta sõlmis lepingu Ungari valitsusega, et Ungari ostab 510 000 tonni naftat USA-lt ja selle hind oli, minu andmetel oli $500 miljonit. Ilusti tehti ära, pärast tissameelne Ungari ajakirjandus kirjutas, et see on nagu Ungari ajaloo vist suurim tehing, mis on tehtud niimoodi. Nii et see oli üks põhjus, mis tahtsin nagu lisada. Teine asi on see, et Ungari valimistulemus näitab selgelt, et läbinisti vale oli kogu see jutt, et tegemist on diktaatoriga Viktor Orbani isikus, sest kui Ungaris olnuks diktatuur, siis mitte mingi imega ei oleks tissa saanud võita raudselt. Ja mis on huvitav, seda tunnistas ka siin-seal lääne peavoolu meedia pärast valimistulemust. Siis jah, moka otsast, isegi mitte moka otsast, osa tunnistas, et midagi pole teha. Tuleb välja, et tegemist ei ole diktatuuriga. Ja selles mõttes on hea. Kui keegi veel teile hakkab jahuma, et Viktor Orban oli diktaator, siis teate, mida talle vastata. Nii palju siis lühirepliigi korras. Ja, sellega ongi hea sisuliselt seda teemat kokku võtta. Aitäh Tõnu, aitäh Maarjo. Ja mis siin öelda? Mäletame ju seda kõigepealt Vance'i kohta. Ta käis ju paavstiga kohtumas enne tema surma. Pärast paavst enam polnud. Aga see, et Vance'i ja Orbani kohtumine enne valimisi tõi kaasa Orbani kaotuse, see oli tõesti mitmel poolt kõlas suure üllatusena ja kuidagi siukse kokkusattumusena. Ja teiselt poolt, mis siin EKRE-t ja seda Fidessi puudutab, siis Martin Helme justkui sümpatiseerib selles suhtes, et ta nagu peab lugu Orbanist ja tema parteist, aga Orban jällegi vaatab neid kuidagi eemalt, ehk siis see armastus kui selline on ühepoolne. Sellest me rääkisime ka eelmises saates põgusalt. Aga olemegi saatega lõpu osas ja seekord ma jagan saate lõppu ka isiklikku mõtet. See ei pea kellegagi sümpatiseeruma, aga see on minu enda nägemus praegu maailmas toimuvast. Mehed, kes naisi alandavad, muuhulgas mölisevad kõik isiklikku välja, et see lõpuks jõuab kogu maailmani, on antisotsiaalsed tühikehad ja ka reeturid. Naised, kes valetavad ja reedavad, andes käe saatanale, pole rohkemat väärt, kui olla prostituudid illuminaatide orjuses. Selle jõhkra tõdemusega ütlen siit head aega ja aitäh saate külalistele.